Mhm. Nii et eelmises tunnis me alustasime sinuga tutvustust värvilise eesti keele grammatikaga ja kas sa mäletad, mida see valgusfoori reegel tähendab? Et miks need sõnad, mis me sinuga vaatasime, jah, et need on värvilised. Ma natukene rääkisin sulle ka, et kas sul jäi midagi meelde? Aga ma Ja kindlasti... mul jäi, Mhm. sest seal olid ebanormaalsed ja normaalsed sõnad, aga nendel ebanormaalsel sõnadel on see reegel, see, äh, kuidas pahhože või mäleta, Sarnased, jah. sarnased, et need ebanormaalsed sõnad, neil on Ja, sarnasus. aga mis see sarnasus on normaalsetel? Vaatame. Äh, Normaalsetel on kõik, et nad lõpevad da ja maaga ja, Nad kõik lõpevad maa ja taaga. Vot see ja, on vale jutt. aga kuidas öelda, et lihtsalt nendel ei vaheta see Tüvi, Asnova tüvi, asnova, или ja korень. tüvi, Vene keeles me ütleme korень, asnova ja eesti keeles on tüvi ei muutu. tüvi ei muutu. Ja tüvi ei muutu kõigis kolmis vormis. Ma Mhm, ja ta ja mina vorm on ühesugused. jah. Aga erandid, mis on värvilised, Nendel kõik see tüvi vahetab. neil on väga erinevat moodi, aga Jah, nendes on ka olemas grupid. jah. Nii. Ja täna me hiljem tutvume sinuga väga olulise grupiga, mis on punased Mhm, tegusõnad. Aga ennem, kui me lähme nende tegusõnade juurde, me räägime sinuga ka minevikuvormidest ja nende moodustamisest. Mis on olevik, sa tead? Et jah, kui sa ütled ja читаю, on читает, ты читаешь, siis kuidas see on mina vorm, millise lõpuga? Mina loen, tema jah. loeb, tüdruk loeb, et täisminevik ja enneminevik, sellest me praegust ei räägi, seda me õpime alles pärast hiljem. Et kõige populaarsem minevik, mida me kasutame, on lihtminevik. Jah. Ja millest me moodustame lihtmineviku? Meil on maavorm ja da-vorm. Ja kui sa tahad öelda minevikus, nii kohe võtame, jah, siis jaatav vorm moodustub maa infinitiivist ja Mhm, eitav vorm moodustub da infinitiivist. Kui on meil normaalne sõna, siis see on normaalne tegusõna, siis see on lihtne. Aga kui tüvi muutub, et siis on raske, väga paljud just eksivad näiteks sõna rääkima, mitte rääkima. Sul oli ükskord viga ka, et hakkama, hakata, jah? Ei, hakanud on üks ka, sellepärast et see on da infinitiivist. mhm, Näiteks lugema, lugema vorm. Kui me moodustame mineviku, siis me võtame tüvi maa infinitiivist pluss, issand, kuidas see sufiks si. See on tavaline. Ja kui me ütleme eitavas vormis, siis me ütleme ei, tüvi on da infinitiivist ja lõpp on nud. Ja kui sa ütled minevikus ja читал, ma lugesin, et mhm. plussi, ja kui sa ütled, et ja не читал, ma ei Nuud. lugenud. Ja lihtminevikku me alati kasutame, kui meil on konkreetne näiteks aeg, kui see tegevus oli eile või mingi kolmapäeval, eelmisel nädalal, 16. detsembril 2020. aastal
Когда ты в речи используешь конкретное совершенное действие, тогда всегда говори lihtminevik. Ja? Mhm. Kõik need teised vormid on ka kasutatavad teistes olukordades, aga kui on konkreetne kuupäev, siis alati ütled lihtminevikus. Nii et selle sa võid endale nüüd kirjutada ülesse vihikusse lihtminevik. Образуем Mhm. при помощи суффиксов CS и I. И вот это запиши себе тоже, от чего мы образуем. Mhm. No nii, Mhm. kirjutasin. Nii et see jäi meelde. Ja nüüd vaata, tavaliselt kõik lihtminevik moodustub при помощи суффиксов si или s, кроме punased tegusõnad. Mhm. Näed, Ja vaata, tegin. siin on kohe näide si-vorm lihtminevikus on mina töötasin, sina töötasid, tema töötas, meie töötasime, teie töötasite, nemad töötasid ja lihtmineviku eitav vorm on ei töötanud. Aga punased tegusõnad, neid on 15 tükki, neid peab lihtsalt jätma meelde. Need on kohe erandid. Neil ei Ahah. ole mingit loogikat, nende vorme peab lihtsalt, nad on kõik sellised, kus peab lihtsalt meelde jätma ja me hakkamegi sinuga selliseid tegusõnu õppima. Nagu Mhm. mina tegin, sina tegid, tema tegi, meie tegime, teie tegite, nemad tegid ja eitav vorm ei teinud. Mhm. Mõte on selge, kui sa tead, et see on punane tegusõna, siis lihtminevikus on i-vorm. Mitte i-vorm, aga see on i-minevik, nii öeldakse ka, Ah, et see on i-minevik. Võib-olla koolis te õppisite ka, et si-minevik ja i-minevik. Ma ei tea, kas jah. teil koolis kindlasti räägiti seda grammatikat, et kui palju sa mäletad sellest? Ma mäletan need erandid. Et need erandid olid teile Jah, välja toodud. Väga hea. jah, Aga neid on mäletan. 15 tükki, et need võid kohe kirjutada ja tõlkida. Meil oli isegi see mingi, как поговорку öelda. Поговорка, kuidas öelda? Ütlus. Et Rahvasõna või ütlus. oli mingi ütlus nende 15 sõnaga, et Oli jäta ja meelde. aga huvitav. Ütle mulle, kui sul tuleb Ma meelde, siis ei kirjuta tule mulle. meelde, lihtsalt mingi ütlus oli, et seda meeleks Et jäi. meelde jätta neid. Aga Ja kirjuta need oma vihikusse. Kirjuta alguses eesti keeles ja siis kirjutad juurde tõlge neile, mida sa ei tea. Ma usun, et kõik tegusõnad on sinu jaoks tuttavad. on. Ka looma, tead, mis on looma ja lööma? Lööma bить, а лома это Создавать, воспитывать, создавать. творить. Ага. Потому что сейчас лом это животное, а Это этот loom, a looma kunstnik. iseloomustus, Ja see это on ведь midagi seda muud. это же Ja, характер же. loom, jah.
lööma, looma. Tegema sööma. Kõik. Ja vaata, ka neid punase tegusõna me saame grupeerida, sest mõned on siin sarnased, aga mõned on kohe üksikud. Ja näiteks selline grupp nagu olema tüüpi. Ja siin on 3 vormi antud. Olema, olla, olen, olin. Siis palun loe näiteks, kui me ütleme minevikus olema, olla, olen, olin, siis minevikus on ma olin, sa olid, ta oli, me olime, te olite, nad olid. Palun harjuta, võta järgmised 4 tegusõna ja lihtsalt loe neid 4 vormi ja siis ütle, millised on ka need minevikus. Need panema. Ja nagu mina lugesin alguses 4 vormi ja siis milline on neil lihtminevik. Ahah. Võtab. Kas sa said aru, mida ma Jaa, ütlesin? ma sain aru, jah. Lihtsalt. Alguses loed 4 vormi. Jaa, okei. Ma panin. Ei, alguses loed 4 vormi. Okei, Maada, mina vorm. Maada. Ja. Окей. Ei, mis mina vorm? Просто прочитай, чтобы тебе легче было запомнить, как эти маida и личную форму, то, что слева, nagu ma lugesin, olema, olla, olen, olin ja Вот siis эти loed. слова. Ja siis võtad ma olin, ma panin, sa panid. Vot nii. See on lugemisharjutus. Panema, panna, panen, panin, suurema, surra. Ei, stopp. Nüüd on stopp. Ja nüüd läheb ma panin, sa Ma panin, sa panid, ta panis. Miks S? S ei ole, I-vorm on. Ta pani. Ja. Me panime. Panime. Te panite. Ja. Nad panisid. Ei ole, see on I-vorm, I-lõpp. Nad panid. Nad panid. Väga hea. Nüüd loe veel kord. Täpselt seda sama. Võtta panema, sa 2 korda eksisid. Ja, ma panin, sa panid, ta pani, me panime, te panite, nad panid. Väga hea. See on väga populaarne sõna. Ja, see on väga, ja sa kohe oli näha, kus sa panid valesti. Sa panid kohe siin minevik. Ta panis, nad panisid ja see on viga. Nii et tubli, jäta meelde. Võtame järgmise sõna. Surema. Loe palun 4 vormi ja siis. Ja, surema, surra, sureb, surin. Ma surin. Sa surid. Ta suri. Me surime. Te surite. Nad surid. Järgmine. Tulema, tulla, tulen, tulin. Ma tulin. Sa tulid. Ta tuli. Me tulime. Te tulite. Nad tulid. Tubli. Pesema, pesta, pesen, pesin. Ma pesin. Sa pesid. Ta pesi. Me peseme. Ei, että olevik, me peseme. Aga minevik? Me pesime. Ja. Te pesite. Nad pesid. Tubli. Aga nüüd moodustame eitava vormi. Ja eitav vorm, kuula, kuidas kõlab. No, ma ei, minevikus ma ei olnud, aga olevikus ma ei ole. Kuidas sa moodustad? Sa ei olnud, ta ei ole. Ta ei olnud, та ei ole. Ну, настоящее. То есть для сравнения я прошу тебя как раз все эти обороты в отрицательной форме в прошедшем и в настоящем произвести. Да, я понял. Ja mäletate,
kust me moodustame eitava vormi? Kust? Da Jah, da infinitiivist. Da infinitiivist. infinitiivist, jah. Et väga huvitav, kuidas sa nüüd mul ka, ma kohe ootan, kuidas sa nüüd saad selle sõnaga panema hakkama. Okei. Ma ei pannud. Mhm. Sa ei panid. Ei, aga olevikus Ka olevikus, jah. ja Ma, olevik ja ma ei pannud, ma ei pane. tubli. Sa ei, Sa ei pannud. Sa ei pane. ja, Sa ei pannud. ja, Ta ei pane. õige, Me ei pannud. Me ei pane. ja, Te ei, te ei, ja, te ei pannud. ja, väga hea. Te ei panete. Ei. Ei, Отрицательная te форма тоже ei без... pannud. Aga vaata, võib-olla on abiks näiteks, kui sa ütled eile, näiteks te ei pannud, noh, Te see ei on, pannud. te ei pannud eile, Jah, siis on, te ei pane praegust. Noh, vot jah. võib-olla see siis on sulle abiks. Praegu Kui sa te ei pane. ei pane, jah. Jah. Nad, nad ei pannud. Eile, Nad ei pane. praegust. Jah, On see, nad ei noh, pane. aitab ka, et kuidas seda vormi kasutada. Tubli, võtame järgmise tegusõna. Ma ei surnud. Eile. Jah, ma ei surnud. Ma ei Ma surnud ei, eile, ma ei surnud. ja ma ei sure. Ja, Sa ma ei ei, sure praegu. ma ei sure. Sa Ja. ei surnud. Sa ei sure. Mhm, Ta ei surnud. Ta ei sure. mhm. Me ei sure. See on olevik, aga Jah. minevikus, Me ei surnud. Me ei jah, surnud. me ei surnud Te ei surnud. praegust. Te ei Ei, sure. Te ei te ei surnud eile, te ei Te sure ei surnud. praegust. Jah, te ei surnud. Nad ei surnud. Eile ja nüüd Nad ei sure. tubli. Võtame järgmise populaarse tegusõna tulema. See on lihtne. Ja ma tulnud. Ma Ma, ei ma tule. ei tulnud, ma ei tule. Sa ei tulnud. Sa ei tule. Ta ei tulnud. Ta ei tule. Me ei tulime. Me ei tulnud. Me tuleme. See on jaatav vorm, aga eitav vorm, Me ei tule. me ei tule, jah. Te ei tulnud. Te ei tulete. Jälle see, te ei tulete, vaata, vot Ei tule. Te ei see, tule. siis no vot see ongi see viga, et alati tahaks kohe selle Jaa, eitavasse vormi selle lõppu panna. aga Selleks ei me tohi. praegu sinuga harjutame. Nad ei tulnud. Nad ei tulnud. Nad ei tuli. Nad ei tuli, ei öeldakse. Nad ei tule. Nad ei tule jah, olevikus. No kas oled väsinud või pesemaga saad Ei, hakkama? pesema saan No hakkama. võtame. Ma ei pesnud. Ma ei pese. Sa ei pesnud. Sa ei pese. Ta ei pesnud. Ta ei pese. Me ei pesnud. Me ei pesnud. Me ei Pesnud, jah. Me ei pesnud. Me ei peseme. Me ei pese. Vot. Jah, olevikus.
Te ei pese. See on olevik. Te ei pese Te, praegust, aga ja, eile. teie ei pesnud. Nad ei pesnud. Nad ei pese. Väga hea. Ma loodan, et kui sa vaatasid ekraanile, siis sa otsisidki seda tüve da infinitiivist ja mina vormist. Vaatasid nii? Jah, Nii et see oli selline harjutus. See on esimene grupp punaseid tegusõnu. Me rääkisime, et neid on 15. jah. Järgmine grupp on tegusõna sööma tüüpi. Need muutuvad ka ühtemoodi. Sööma, süüa, söön, sõin. Ja nüüd ma tegin harjutuse raskemaks. Sööma, süüa, söön, sõin, aga siin ei ole välja toodud, milline see on. Ja, Ja aga siin me teeme nii, et ära kõike loe, et võta ainult mina vorm. Ja tegelikult ei, sa peaksid, sest siin on tema ja nad on erinevad. kõik peab. Okei, No, see ei ole probleem. Teen ei ole kõige ära. probleem. Sa ei ole Jah. veel väsinud. Ei ole. No siis te lihtsalt, see on lugemise harjutus. Ja, okei. Siis ma tõin, sa tõid. Oota, kus on 4 ma ja da ja mina vorm tooma? Okei. Ma Tooma. Ma da ma- инфинитив. ma tõin, Ei. ma Sa lähed, toon, ты ma пошел tõin. сразу же в миневик. А где süüa, sööma, süüa, söön, sõin. Aga Okei. tooma, Tooma, tuua, toon, toon ja tõin. tõin. Jah, 4 vormi kohe jääb meelde. Jah. Tooma, tuua, toon, tõin. No näed, siin abi ei ole hetkel, et huvitav, kas sa saad hakkama. No proovime. Okei, ma tõin, ma tõin, sa tõid, ta tõi, me tõime, te tõite, ei, te tõite, okei. Nad tõi, Tõid, nad tõid. tõid, nad Aga tõid. ütle kohe siis mineviku vorm. Ütle mineviku vorm, sest see on Okei. ühesugune. Ei. Ma ei toonud, ma ei too. Sellest piisab, hetkel aitab. Peaasi, et sa said aru ideest, jah? Jah, Et sul okei. jäi see meelde, et esialgu kõik ei ole, eitav vorm on, ütle ühe korra, et sellest piisab. Okei. Võtame järgmise. Jooma, juua, joon, jõin. Jõin, õige. Nii, millised on i-mineviku vormid? Ma jõin, sa jõid, ta jõi, me jõime, Jõime, te jõite, nad jõid. tubli. Ja eitav vorm minevikus ja eitav vorm olevikus. Ma ei joonud, ma ei joo. Õige, see on lihtne. Järgmine tegusõna, looma, tvarit. Looma, Tvarit, создавать. looma, luua, loa, Loon, loon ja lõõ. lõin, lõin, Lõin. jah. Looma, luua, loon, lõin. Tvarit, создавать. Ja kuidas on i-mineviku vorm? Ma lõin, Lõin, sa lõid, jah, ta lõi, me lõime, te lõite, nad lõid. tubli. Ja eitav vorm minevik ja olevik. Ma ei loonud, ta ei loo. Väga hea. Võtame järgmise tegusõna lööma. Lööma, lüüa, löön Löön, ja lõin ka. lõin. Väga õige. Ja kuidas on i-minevik? Ma lõin, sa lõid, ta lõi, me lõime, te lõite, nad lõid. Ja eitav vorm minevikus ja olevikus? Ma ei löönud, ta ei, ma ei löö. Ma ei löönud, ta ei löö. Nii et see on grupp punaseid tegusõnu sööma tüüpi. Näed, nad on nii sarnased. Jah.
nüüd on veel 2 tegusõna, mis on nii-öelda nägema tüüpi. Et nägema, näha, näen, nägin. Noh, loe ise nüüd edasi. Ja tegema, teha, teen, tegin. Aga loe nägema ka ära, et siis sul jääb ka meelde. Nägema, näha, näen, nägin. Ma nägin. Ma nägin, sa nägid, ta nägi, me nägime, te nägite, nad nägid. Ma tegin, sa tegid, ta tegi, me tegime, te tegite, nad tegid. Aga Ma nüüd ei teinud, ma ei tee. ma ei tee. Ma ei näinud, ma ei näe. See on lihtne. Jah. Nii, nüüd on veel 2 tegusõna punast tüüpi, mis on ka sarnased, nii-öelda saama tüüpi. Kuidas sa tõlgid saama ja jääma vene keeles? Saama станусь, jääma Nabarot. Остаюсь. Ja, jääma остаться, saama smoč. Ну вот, То да, есть я смочь. смогу, да? Ma saan midagi teha, kas ma saan, ma suudan. Вот see on saama, suudan. Aga jääma, когда я где-то остаюсь. Да. Nii et loe need tegusõnad ka. Saama, saada, saan, sain, jääma, jääda, jään, jäin. Aga nüüd ka i mineviku vorm. Ja ma jäin, sa jäid, ta jäi, me jääme, me jäime, te jäite, nad jäid. Ja eitav vorm minevikus ja olevikus. Ma ei jäänud, ma ei jää. Ei jää praegust. Ma ei jäänud eile, ma ei saanud eile, aga ma ei saa täna ja ma ei jää homme. Ja nüüd on veel eraldi tegusõna, see on ka punane tegusõna minema. No see on lihtne, aga teeme siis lõpuni, ilusti loe ette. Minema, minna, läksin. Ma läksin, sa läksid, ta läks, me läksime, te läksite, nad läksid. Ma ei läinud, ma ei lähe. Näed, siin on hoopis terand, et ta ei moodusta ta infinitiivist, et see on hoopis selline minevik, mille peab meelde jätma. Et ma ja ta vorm on, ma tahan minna, ma hakkan minema, aga olevik ja minevik on siis hoopis teine tüvi. Ma lähen ja ma läksin. Ja näen. Nii, kas me teeme ühe harjutuse ka? Ja, teeme. Meil vist siis aega on väga hea. Naabri väike poeg jäi üleeile haigeks. Ta ei söö ega joo midagi. Aga kui see on minevikus? Ta ei sõi ega jõi midagi. Ei, miks? Ta ei söönud ega joonud. Midagi. Nut ei pluss nut lõpp. Nii. Ta kurk oli nii valus, et ta ei saanud neelata. Tubli. Ema tõi talle voodisse pankooki maasikamoosiga, mida ta alati sõi hea meelega. Aga nüüd ei söö ta isegi neid. Ta jõi vaid natuke jõhvikamorssi. Pankoogid sööma ära, siin on jah. Siin on 2. Sõid ära isa ja vanem vend. Sõid ära. Alles siis, kui isa tõi apteegist rohtu. Jäi poiss magama ja sai varsti terveks. Tubli, see on väga lihtne, see on kohe tunda, et sul eesti keel on vabalt suus, et siin on sellised tegusõnad nagu jääma haigeks, jääma magama, tooma voodisse, vot двойные глаголы. Tooma apteegist rohtu, saama terveks. Pankoogid, saama terveks. No võtame veel ühe.
Riita ja Aita on kaksikud. Neil on kass Miisu. Ühel päeval ta ei tuli. Vaata, Miisu, nüüd see ma on nii ei näe, huvitav. seal on Jah, kaamera. sa ei näe. ühel päeval, Vaata, meil on, Nii. oota. Sa hakkasid rääkima olevikus, aga ülesanne oli õige mineviku vorm. Ja sa hakkasid, on kaksikud, neil on, aga me räägime minevikust. Riita ja Aita olevat kaksikud. Olid kaksikud. No nельзя же, они же еще есть. No da, aga minevikus Olid, olid. okei, olid Mhm. kaksikud. Neil oli kass Miisu. Ühel Õige. päeval ei tuli Miisu hommikul sööma. Vale, vale. Ei tulnud. Vot, õige, nüüd on õige. Ei tulnud Miisu hommikul sööma. Ema läks kassi otsima, Õige. kuid ei näinud teda kuskil. Vanaema pesenud tiigi ääres pesu. Kas ta, Vanaema она не мыла или она pestis, мыла? pestis tiigi, Си-ворма, это же и-ворма. Бабушка мыла pesi, около. Бабушка это кто? Та? ta, А как у нас тогда будет прошедшее время? ta pesnud, Та? ta pesi. Та песи. Мгм. Ta pesi tiigi ääres pesu ja näinud, et ja Ты же nägi, Мгм. ja nägi, et Miisu oli haige. Järgmisel päeval Miisu suri ära. Ну, я сори. Ja. Riita ja Aita Пошли. läksid Ei. Ja läksid. suure kase alla, teha sinna Mõtle, rahulikult mõtle. Ну, как бы выкопали туда яму, tegema mulla sisse auku. А если это в прошедшем времени, они сделали, nad nad tegid ja Rita ja Aita tegid. tegid sinna mulla sisse augu ja panisid Nii et ja pani tema üks pani, aga ja ta pani, nad nad panid ja, kassi karbiga auku. ja Isa tulis appi ja pani, ei, tulis, isa tulis, isa tuli. isa tuli appi ja panis haug ja Jälle pani S on, jälle sul on S lõpus, kallike, see S tuleb igalt poolt. Ei ole ja pani hauka künkale suure lameda kivi. Sellele kivile tüdrukud mitmuses. Они tulid пришли, часто tulid, tüdrukud tulid. sageli istuma. Kui meel oli kurb, keegi neile ülekohut tegi. Väga hea. Nii et sa ise kuuled, et lihtminevik ei ole sugugi lihtne. On ju? Et seda peab harjutama. See S tuleb nii sisse sul, vot see eriti tema, ta minevikus sa See tulis. võib olla inglise keelega seotud. Kindlasti seal me kasutame, aga siin peab S-i kogu harjutama. aeg, Ja selleks, muidu kui sa räägiksid hästi ja grammatikat ei vajaks, ega sa minuga ju ei õpiks, on ju? jah, on Nii ju, et selleks me sinuga siin oleme. jah. Nii, ma arvan, et tänaseks aitab. Võtame väikese kokkuvõtte, mida me täna tegime. Juba räägid minevikus ja mida sa täna tegid tunnis, mida uut ja huvitavat õppisid, mis meeldis ja mis ei meeldinud. Täna me tegime päris, no kuidas see
Esimene välja näeb, harjutus, mis meil oli, me ei, tegime ma tahan öelda, näeb первый взгляд, kuidas öelda, esimesel silmapilgul või esipilgul või esipilgul, esmalt, esmalt. esmalt see välja näinud väga lihtsalt, Mhm, aga no päriselt peab veel palju harjutama. mhm. Et no see lihtminevik, ma mõtlesin, sellega ma juba Olen lõppesin. tuttav ja olen Olen sõber. olen sõber, aga välja näeb, et ei ole. Tuleb välja, mitte Tuleb ikkagi, välja, tuleb välja, et no tuleb peaaegu välja, sõber. Olen tuleb vä-, peaaegu sõber, no jah. peaaegu jaa, aga Ja peaaegu sõber. lihtsalt Peaaegu, peab jah. harjutama. Mhm. Aga no natuke veel täna tegime need maa ja ta infinitiivi harjutusi, need olid päris lihtsad. Mhm. Aga no need lihtminevik, nad ei olnud nii keerulised, lihtsalt ei tea, miks kõik peas läheb sassiks, Segamini. Jah, jah, segamini. kõik on segamini. Kõik Nii on et segamini, jah, mm, natuke see inglise keel natuke teeb mulle halvasti. Ma panen S-i kogu aeg seal. Aga no ma mõtlen, et sellega ma arvan, ütle parem, ma arvan. ma arvan, et sellega me saame hakkama päris Mhm. kiiresti, et see ei tule suur probleemiks. Ei, ega see ei olegi probleem, aga see on alguse asi. Jah, Nii et millestki peab alustama. Millised kodutööd sa teed reedeks? sa üt-, Korda veel. 100% teen need ära, nüüd Mhm. luban, et teen ära. Need lugemise Lugu. osa ja Ja, väide, ja väide saada mulle. need ma teen reedeks. Mhm. Nüüd luban, et Mhm. praegu hakkan Mhm. nendega Ja tegelema. saada mulle need vastused mitte reedel, sest reedel ma ei jõua neid kontrollida, Mhm. aga neljapäeva õhtuks. Eks Neljapäeval. ole, neljapäeva õhtuks saada ära. Need on sul Mhm. tehtud, näiteks neljapäeval meie tunni asemel võid istuda ja teha need testid ära, Jah, sest siis ma jõuan reedel kontrollida ja meil on, millest reedel rääkida. jah, okei, siis teen need ära. Tänaseks on siis kõik. Jah, Ilusat aitäh õhtut tunni sulle eest, teile ka ja head aega. head aega.